Kuulate veebiraadiot. Lihtsalt ja keerutamata. Suunamudija ehk influencer. Paljud vanema generatsiooni inimesed ei saa aru, kes need uue aja nii-öelda influencerid ehk suunamudijad on. Nõukogude ajal kutsuti sääraseid inimesi lihtsalt intrigantideks ehk salasepitsejateks. Kuulaja kindlasti mõtleb, et see mees on küll hulluks läinud, kuna ennastki aastaid tituleerinud suunamudijana, olles võidelnud konservatiivse ideoloogia eest, et säilitada endist normaalsust. Tänapäeval influencer pole enam halva maiguga sõna. Mõni lausa nimetab meid mõjuisikuteks, kes tegelikult ikkagi on suunamudija. Poliitaktivist, kasulik idioot, keda poliitilised jõud oma tarbeks ära kasutavad. Ja kas me ikkagi saame võtta kõiki suunamudijaid ühe mõõdupuu järgi? Ei mäleta enam, mis aasta see uudissõnana välja tuli. Äkki 2015 või? Ja siis hakatigi nii-öelda neid influencerid siis suunamudijateks kutsuma. Ja siis ma mõtlesin, et mis asja need suunamudijad nagu teevad, et üks täiesti mõttetut asja on ju seal mingid reklaamivad trussikuid ja ma teen ikka päris asja, hakkan konservatiivsust promoma ja oma lugudega ja olengi nagu, teen nagu päris asja. Arvamuse avaldaja eesti keeles. Mitte mingi suunamudija. Otse tõlkes siis influencer, see on ju mõjutaja. Võib-olla nad lihtsalt selle uudissõna puhul ei tahtnud riskida, et meil on mõjutajad siin. Et ma arvan, et suuresti see influencerite teema taandub sellele samale kuulsuse teemale, mida ma olen siin seal välja toonud. Et kui sa oled kuulus, siis sa oled keegi ja vaata, kui see kuulsus ei tule nii, et sa peaks oskama laulda või midagi väga andekalt teha, et teiste kõrval silma paista, piisab sellest, kui sa korrutad ühte ja sama asja. Tegelikult see suunamudija kui selline tegelikult on ju müügimees oma olemuselt, ta on propagandist ja ka need teised, kes siis niinimetatud suunamudijad, nii nagu sinagi oled, meie suur suunamudija, konservatiivne suunamudija, siis sinu kogu jutt, mida siis nüüd ametlikult töötakse ja püütakse selgeks teha, tugineb Kremli narratiividele. Et ükskõik, mida sa räägid konservatiivsuses, need on Kremli narratiivid ja ma võiks ütelda selle peale midagi ilusasti niimoodi, et kui need konkreetsed faktid, mida sa esitad, näiteks me ütleme, et lapsi saavad ainult mees ja naine, mis on bioloogiliselt erinevad sugupooled ja kui sa seda räägid, siis tähendab, vaadatakse sulle otsa, kui sa ütleks mingisugune Martin Laine ütleb, et see on tegelikult on see Kremli narratiiv. Palame nad lihtsalt sisuliselt virsaga üle. Mina olen siis tuntud YouTuber keskkonnast YouTube, et kõik kindlasti tunnevad mind ja meid on siis sadu tuhandeid vaatamisi, võib-olla ka isegi miljoneid tänaseks päevaks. Et jah, eks see suunamudija asi natukene imelik ka minule tundub, sest et mina võib-olla tundub, et olen vist vanema generatsiooni inimene nüüdseks juba, et ma ei pea ennast influenceriks, aga kindlasti ma olen poliitaktivist ja ma arvan, et Maarja samamoodi tegelikkuses on poliitiline aktivist. Martin Laine süüdistas, et hoopis sina ju kaaperdasid EKRE-lt selle slogani ära ja tegid oma selle uudiseportaali ja EKRE on teinud meile täielikult hea kingi, sest et nende reklaamlause on nüüd Eesti eest Euroopasse, mis kindlasti toob meile rohkem lugejaid ja vähendab siis meie enda reklaamikulu, et siit ütlen tänud neile. No just. Eks ma tunnetan nende ka teatud määra sellist inimestele teeraja kätte näitamist.